tere! Mina olen Kellu ja sina vaatad saadet Sööma minuga. Tegelikult ma tahtsin lihtsalt teha jäätist, nimelt minuga on niisugune lugu, et ma ei ole kunagi teinud ise jäätist. Ja ma kuskilt kuulsin, et kui panna kort, näiteks vahukort ja kondenspiima, segada need kokku, siis mingisuguseid marju, minul on mustsõstrad ja vaarikad ja lisaks on mul ka geisha tume šokolaad tähtlitega, siis võib-olla tuleb päris hea asi välja. Ühesõnaga ma täna proovin ja mul tegelikult ei ole mitte midagi muud kui vispel ja kauss. Nii et sellega läheb maru palju tegemist, ma arvan, aga pole hullu. Ja ma ei tea, kui suur kogus seda tuleb, nüüd ma mõtlen, et kui tuleb rohkem, et siis teen ühe šokolaadiga ja ühe marjadega. Aga kui mitte, siis miksin teil kokku. Mul tegelikult originaalne idee oli see, et proovida geisha šokolaadiga, sellepärast et poes müüakse ka geisha tuutujäätist, mida ma hiljem tahan proovida. Tahan teada, et kas tuleb midagi sarnast või peaks veel vaeva nägema. Aga see selleks, hakkame pihta, vaatame, mis saab. Minu eksperiment siis värske mõnus algab. Okei. Lahe. No nii, soovi nüüd mulle edu, sellepärast et ma pean selle kõik käsitsi ära vispeldama. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. No nii, ma olen oma saavutusele väga uhke, läks mõned minutid aega ja natukene muskleid, aga vahukoor on siin ja nüüd läheb kondenspiim sisse. Huvitav, ma ei teagi, kui palju seda peaks panema. Mitte vist tervet pakki või? Issand. Mõned teevad purgiga, ütlevad purgi täis, aga ma ei tea, taha nagu ülimagusat kastada. Sest see on ju enamik, see on mingi 50% suhkur või. Noh, läheb sisse. Vaatame, mis saab sellest asjast. Vanaema kusjuures paneb seda kohvi peale. Ütleb, et väga hea on seda kondenspiima just kohvi peale. Okei. No. No vist ei ole nii väga suur magus fänn. Olgu, sigame ära, vaatame, mis saab. No nii, kuna mul ei ole väga palju ruumi, nagu sa näed siin on ju, ja siis mul ei olnud ka ilusaid topse, siis ma leidsin 2 sellist. Aga ma arvan, et nad ajavad asja ära, minu mõte on siis panna osa sellest vahukoorest ühte topsi ja siis osa sellest vahukoorest siis pärast siia teise topsi. Ja, sest lõpptulemus tegelikult see loeb, et vahet pole, et need on tüksed. Need on muuseas taas kasutatavad, ma olen nad ilusti ära pesnud ja lähevad mitmendat ringi. Nii et ma väga ei reosta loodust, ma loodan. Nõnda. Aga hakkame siis panema. Kõigepealt siia. Geisha siin läks nagu selliseks pehmeks, osutus vastupanu. Nagu väikese lapse tunne, kes niimoodi avastab maailma. Ütleb, emme, ma tahan teha jäätist ja siis emme annab teile midagi kätte ja siis leiutad siin. Ja nii, tuleb siit geisha šokolaad. Aga ta lõhnab juba küll hästi. Selline näeb välja. Nii, ja siis on mul teine jäätis, aga siin on marjad ja siin on mustsõstrad ja vaarikad. Ja ma ausõna ei viitsin neid hakata sulatama. Mõtlesin, et paneme nagu niimoodi, siis küll ma paremini ära. Muidugi mahlad võib-olla ei lähe segamini, aga see olebki natuke sugune marjane jäätis. Mis on kulahe. Ma tunnen ennast nagu mingi koolivaheaja laps täiesti. Emme, mul on igav, tee jäätist. Teeme niimoodi.
No praegu ta maitseb küll nagu nii vahukoor marjadega. Nii, üks selline. Ja teine selline, kes usub nüüd, et nendest võivad tulla head jäätised, siis võite oma panused kodus teha. Nii, aga see on tunduvalt jahedam juba kui see jäätis. Ja nüüd lähevad sügav külma. Ja siis juba järgmine päev saab teada, mis nendest sai. Nüüd on terve ööpäev mööda läinud. Ja nimelt ma järgmisel päeval ei saanud oma jäätist maitsta ja nüüd on väga hea võimalus katsetada, et kas, kui ta seisab kauem kui üks ööpäev, kas ta siis ka hea on. Siin sees on vahukoor ja kondenspiim koos geisha šokolaadiga. Ja siin sees on sama segu, aga ei ole šokolaad, on marjad. Ja kohe saame teada, mis neist arvata. Ja täna on mul siis sellised asjad nagu jäätisevahvlid. Ma pean kohe kolmkordse tõmbama, sest siin on palmiõli sees ja siin on geisha šokolaadis on ka palmiõli. Aga teadusliku eksperimendi jaoks ma siis täna katsetan neid asju. Nii. Kui lähedalt vaadata, siin on isegi väikesed niisugused nagu lumekristallikesed, eriti mis nende mammude peal on, need on ägedad. Okei, aga geisha lööme rusika sisse, vaatamas kätte ka saame. Nii, selle jaoks on mul siin üks kuumutatud rusikas. Oi! Ta ei tahagi väga hästi tulla, ta peaks olema vist natuke nagu jahtuma, sulama, mitte jahtuma. No hea. Ta meenutab natukene rohkem võib-olla külmutatud vahukoort, et ta ei ole selline päris identse jäätise maitsega, on ju. Aga ta on eriti äge. Kui ma nüüd oleks leidnud sükse šokolaadi, kus ei ole palmiõli sees, siis me oleks pääsenud täitsa mööda igasugustest karrageenidest ja kvarkumidest, igasugustest muudest vastikutest ainetest, mida jäätise sisse pannakse. Aga peaaegu. Põng. Ja, on jah, ja see jäätis on veel kõvem. Kuna ma pean seda vist sulatama natuke. Nii hea. Ka jälle nagu vahukoor natuke, aga ideaalne. Kodus söömiseks mõnus. Ja siin, mis sa saad suhkrupommisid küll, aga siin ei ole ka neid vastikuid lisaaineid. Väga hea on. Nii et emmed, kui lastel on jäätise isu, siis jumala eest tehti ise jäätist. See on nii mõnus. Ma ei tea, mu käed ei ole vist nii kõvad, et seda jäätist kätte saada. Mul on siin sooja vett küll, aga see nagu ta oli enne kuum, nüüd ta jahtus maha. Nii et ma siin kangutan. Okei. Ma katsun mingi viisi leiutada, kuidas ma lahti saan jäätised ja siis paneme siia vahvli sisse ka. Ma vist olen nüüd üks piimapunts, eks ju. Aga peab ütlema, et väga hästi tulid need välja. Kui nad on külmemad, siis nad maitsevad rohkem nagu jäätis. Ja kui nad on soojemad, siis nad maitsevad rohkem nagu kreem või selline vahukoor. Nii et kui sa tahad ise jäätisi teha, siis vahusta vahukoor ära, pane sinna täpselt nii palju kondenspiima, kui sa ise tahad ja siis lisaaineid nii, nagu sa ise tahad. Pane ööpäevaks külma ja
tulevad sellised ägedad head jäätised. Head isu!